vastu, mida me siis õpetame, teeme juba 3. sisseastumise Haapsalu kolledžisse Tallinna Ülikooli. Mina olen Tiina Tambaum ja meiega on Mari ja Kristjan, kes on selle õppekava esimese kursuse magistrandid. Ja ma kõigepealt räägin, mis õppekava see on ja kuidas õppimine käib. Panen slaidid peale ja puha. No võt, ja juba ma recording. Ise nässerdan siin seda. Mina panin selle tööle. Aitäh. Ja siis, ehk ma arvan, et kohe pärast mind räägivad ka Mari ja Kristjan seda sama üliõpilase vaatest ja siis on aega teie kõikide küsimusteks. Ja kui teil on selle minu kõne ajal kohe midagi küsida, siis tehke häält palun. Et kuna ma slaidi tagant ei näe neid käsi ega midagi, siis lõigake mulle sisse. Nii, aga ma panen slaidid peale. Kas mu slaidid liiguvad? Ja liiguvad. Nii, et siis magistriõppe kogukonna töö vananevas ühiskonnas. Ma olen selle magistriõppe kava kuraator ja tegelikult ka väljatöötaja ja me siis, nagu ütlesin, siis 3. sügist võtame uue grupi vastu. Õpe on 2 aastat, nagu Eestis magistriõppe ikka. Meil on õppekohtade arv 20 ja ikka veel on ta tasuta, ei tea kui kaua. Ja kui 2 aastat õpet on läbi, siis saad sotsiaalteaduste magistriks. See on siis tähekombinatsioon MA. Miks sellist õppekava vaja on? Ütlen juba etteruttavalt, et selliseid töökohti lõpetajaid niimoodi ei oota. Tegelikult on neid töökohti vaja ise endale luua ja see on täiesti võimalik, et meil 2. aasta magistrantidest juba 2 üliõpilast on siis küll oma enda tööandja juures saanud teise ametikoha, mis siis nõuab täpselt neid oskusi, mida ta on siin õppinud. Sotsiaalministeeriumis siis vanemaealiste diskrimineerimise teemaga tegeleja ja raamatukogus ka vanemaealistega tegeleja on siis need 2 ametit, mille jaoks need oskused on juba otseselt rakendust leidnud. Aga suures plaanis, miks on vaja õppida kogukonna tööd ja just nimelt selles vinklis, et olla võimeline tegema seda mitte siis ainult vanemaealistele või vanemaealistega, vaid vananevas ühiskonnas, see tähendab kõikide põlvkondadega, sealhulgas vanemaealistega. Et praegune strateegia, me kõik teame juba ammu ilma, et ühiskond vananeb Eestis ja vananeb igal pool mujal ja esimest korda inimajaloos toimub see, kuskilt õppida ei ole, kuidas siis seda olukorda siin hallata ja senine strateegia Eestis on olnud probleemipõhine. Ehk me näeme tuleviku probleeme ja tekitame reageerimisvalmidust nendele olemasolevatele või tulevastele probleemidele. Aga meie lisame oma õppes siis juurde ressursipõhise lähenemise ehk oskuse kasutada võimalusi, mitte ainult vähendada, neutraliseerida probleeme, vaid kasutada võimalusi. Ja selle lühend, selle teooria või lähenemise lühend on vahva ABCD, mis tuleb inglise keelest Asset-Based Community Development. Teine põhjendus, et senine taktika, kuidas vastata sellele, et ühiskond vananeb, on tõesti Eestis, et aging in place või siis, et kodus elamise teenuseid arendatakse, et inimesed elaksidki elu lõpuni oma kodus või siis võimalikult kaua seal kodus. Aga siiamaani on see ikkagi tähendanud sõna otseses mõttes 4 seina vahel oma kodus
ja meie lisame siis oskused, kuidas see kodus elamine kujuneks kogukonnas elamiseks, ehk sa saaksid ka mingisuguseid sidemeid seinast välja või seinte vahelt välja. Ja vanuse stereotüübid juhivad meid, on alati juhtinud, ja kuidas nendega hakkama saada, siis senine taktika minu arust on ikka pigem selline, et me kohaneme nendega. Vanema vanuse stereotüübid on ikkagi alati negatiivsed ja see siis püüame sellega kohaneda, aga nüüd õpime õiget taktikat, ehk stereotüübid vähenevad. Seda on juba uuritud ja näidatud, et viise, kuidas neid vähendada, ei ole palju, aga üks nendest on põlvkondade vaheline koostöö. Mis see on ja kuidas seda teha, seda õpime. Sisuliselt me tegeleme tervisega. Me teame, inimesel on füüsiline tervis, vaimne tervis. Füüsilise tervisega võtab inimene kõige suurema vastutuse tavaliselt, vaimse tervise probleemidest ka juba räägime kõva häälega ja ei häbene. Aga inimesel on ka kolmas tervis ja see on sotsiaalne tervis. Ja mis see tervis on, seda on raske määratleda, aga me oskame väga hästi määratleda seda, kui seda tervist ei ole ja siis on käes üksildus. Ja see on teatud teoreetikute arvates kõige suurem surmapõhjus üldse maakeral, suurem kui suitsetamine ja vähk. Nii et põhjust õppida on. Märksõnad meie õppekaval on siis tervena vananemine, heasõbralik keskkond, kaasamine võrgustikutöö ja põhiline meetod on põlvkondade vaheline koostöö. Seesama õppekava nüüd, küllap te olete seda ka juba failidest veebist lugenud, aga ma rõhutan, et selle õppekava eesmärk on anda laiapõhjalised teadmised, laiapõhjalised teoreetilised teadmised tervena vananemisest, heasõbraliku keskkonna arendamiseks kogukonnas ja ikkagi saada professionaaliks, saada professionaalsed oskused, sest fakt ju on, et kogukonnatööd tehakse ja vanemaealisi kaasatakse, see ei ole midagi, mis Eestis justkui puuduks, aga meie anname professionaalsed oskused, kuidas seda teha tõenduspõhiselt. Nii et tulemused oleksid ennustatavad ja positiivsed. Ja tegelikult on ka eesmärk luua siis magistriõppe aastaid siin siis vilistlaste pealt ka kunagi doktoriõppe selles valdkonnas. Võimalikud töökohad. Töökohad otseselt ei oota, et sellist professiooni veel ei ole, kuigi see on meil ka eesmärk tulevikus, kui see mass inimesi, kes mõtleb ühtemoodi ja kellel on oskused ja teadmised, on suurem, et luua sellest ikkagi professioon ja seda laadi töö tegijatelt ka, et nõutaks mingisugust väljaõpet ja professionaalseid oskusi. Aga on juba kohalikes omavalitsustes üksikutes kogukonnatöö spetsialist palgal või siis kolmanda sektori MTÜ-des, organisatsioonides on kõikvõimalikud võrgustike koordinaatorid, näiteks seltsilised või teised, kes muuhulgas ka oma töös vabatahtlikuna vanemaealistega kokku puutuvad. Aga on suur potentsiaal luua endale ise töökoht, näiteks pensioninõustamine, täiesti kohe eraettevõtlusena. Pensioninõustamine siiamaani on käsitletud väga kitsalt, ennekõike finantsnõustamise võtmes, aga pensionile minek on nii suur üleminek inimese elus, et seal tuleb kõik eluvaldkonnad läbi mõelda ja keegi võiks osata aidata seda teha. Ja uuringud näidanud, et kui seda on tehtud, teadlikult pensionile mindud, siis on elukvaliteet pensionipõlves palju parem ja elu ka pikem. Aga täiskasvanud õppijate koordinaatorid võiksid neid oskusi omada.
Ja digimentorite võrgustik on ka asi, mis on Eestis võrgustikuna just puudu. Digimentorid toimetavad siin-seal palju ka raamatukogudes, aga vaja oleks neid väga-väga palju juurde ja selline amet kui selline võiks olla digimentorite selline juht või eestvedaja ja koordinaator, temal peaks siis olema ka erialased oskused. Aga siin õpitakse seda eriala ka omaenda olemasoleva kvalifikatsiooni laiendamiseks, siis sotsiaaltöötajana, raamatukogutöötajana, õpetajaid on meil üliõpilaste seas, meditsiinitöötajaid, et kuna vananemine on horisontaalne teema, ta puudutab absoluutselt kõiki eluvaldkondi ja kogukonnatöö selles võtmes, et ta on kaasamine, on samamoodi horisontaalne, et neid oskusi on vaja igal pool. Ainete juurde minna, siis meil on 2 moodulit, põhiainete moodulid, need on siin kõik kohustuslikud ained. Esimene moodul on põlvkondi lõimiv kogukonnatöö ja teine on tervis ja vananemine. Ja selles esimeses plokis on siis mitte tervis, niivõrd me räägime vanuselise diskrimineerimise vähendamisest, poliitikakujundusest, põlvkondade vaheline koostöö kogukonnas ja organisatsioonis on tervet esimest aastat läbiv aine, ehk siis 1 ja 2, üks on 1 semestril, teine 2 semestril. See siis alustab õppekava vananemise kultuuri ja filosoofia aruteludega, erialane inglise keelest räägime kindlasti pärast ka veel, on vajalik. Ja uurimisseminar on vajalik sellepärast, et lõpuks tuleb kirjutada magistritöö ja see ei ole selline kaasasündinud oskus, et seda peab õppima. Ja teises plokis on siis tervisega seotud ained, vaimne tervis ja ennetustöö, lahenduskesksed põhimõtted enesejuhtimises ja nõustamises. See on pigem sinu enda kui professionaali arengut toetav aine. Siis vananemise kognitiivsed ja füsioloogilised muutused, liikumis- ja tegevusvõime säilitamine ja toitumine. See on selle ploki kõige mahukam aine, ta küll ei ole läbi 2 semestri, aga siiski 9 EAP-d 1 semestril on suur maht. Ja lõpuks 2. aasta alguses, siis kui juba on igasuguseid oskusi ja teadmisi omandatud, siis tuleb tervisekeskkonna kujundamine kogukonnas ja töökohal, mis on rohkem praktilisem. Ja Tallinna Ülikoolis on siis vaja valida valikaineid, meie õppekaval 14 EAP-d ja siin on valik, et need kõik ei ole nüüd õppimiseks, vaid siit tehakse valik. Haapsalus õppides on mõned ained, mis ühildatakse või ühitatakse tunniplaaniga, nii et on ajajuhtimise seisukohalt väga mõistlik just see valikaine võtta. Üks, mida me ühitame, on digivahendite kasutamine õppimisel ja kaasamisel kohe 1. semestril. Õpitakse digivahendite, seda suurt spektrit ja kuidas kasutada. Ja uurimistöö alused samamoodi on üsna kohustuslik valikaine, mis siis kohustuslik ses mõttes, et tunniplaani sobib. Selle algus on 2. semestril ehk peale jõulu. Organisatsiooni juhtimise alused, kogukonna digimentorid ja siin on välispraktika, mis on 9 EAP-d, et kui see osutub valituks, siis Eesti-sisest praktikat tegema ei pea. Ja meil on ka sidemed, kuhu võib välispraktikale minna, kui endal selline ajaliselt ja perekondlikult võimalus on. Ja teenused vananevale ühiskonnale on inglisekeelne valikaine, mida loevad meil kolleegid Kesk-Florida ülikoolist Ameerikast.
ja kommunikatsioon on valikus nüüd päris esimest korda, et tänased üliõpilased pole seda ainena saanud. See on meie siis õppekoht, et me oleme näinud, et seda on vaja. Ja seda saab õppida kohe 6 EAP mahus. Ja lõpuks on tarvilik ülikoolis õppida üks üleülikooliline aine. See on elu, erialasid lõimiv uuendus. Kes on Pakas Tallinna ülikoolis käinud, see teab seda ja muutus on nii palju, et kui sa seda elu just ei võta, siis sa saad selle asendada hüppega, ehk see on rohkem tavapärases õppetöö formaadis seminarid, loengud elulistel, olulistel teemadel, jätkusuutlik areng või vaimne tervis või seal on väga huvitav valik. Ja eluprojektis magistrantidelt oodatakse ennekõike sellist juhtivat rolli, et ta saab siis olla grupijuht või kogu projektijuht. Ei pea sellel aastal veel tingimata olema see juhtiv tegelane, varsti tuleb ka kohustuslikuks, et pead juhtiv olema seal. Siis praktika Eestis 6 EAP-d on vaja teha läbi. See on tavaliselt pärast esimese aasta lõppu või õigemini alates teisest semestrist juba siis minnakse praktikale ja asi lõpeb magistritöö kirjutamisega, mis annab 24 ainepunkti ja see on tõesti empiirilise uurimuse läbiviimine, kaitsmine, koostamine kirjalikult, ehk see on siis uurimistöö, sinu enda originaalse uurimistöö läbiviimine ja kaitsmine. Õppejõududest siin päris 100% ei ole loetelus, aga siis ma ise siin esimesena olen ära toodud, ma loen põlvkondade vahelist koostööd, vanuselist diskrimineerimist ja valikainena kogukonna digimentorid ja ka magistriseminar või uurimisseminar on minu juhtida. Tiiu Männiste võtab kohe esimesel semestril ja siin ongi valesti, et uurimisseminar ei ole temal, on vananemise kultuur ja filosoofia. EHA baasiga koos teeme põlvkondade vahelist koostööd kogukonnas ja EHA kureerib ka praktikat Eestis. Olga Lupanova loeb uurimistöö aluseid, Mikk Lõhmus poliitikakujundust, Saimakuu kognitiivseid muutusi, Merike Sisask koos Stella Tähega vaimset tervist, Tagli Pitsi ja Anneli Jürgenson liikumist, toitumist, Sirle Salmistu ja Piret Salmistu tervisekeskkonna kujundamine. EHA Rüütel on see iseenda professionaalse arengu tugi ja valikainetest Tiina Alasoo, Rasmus Ojamets, Ott Alamaa ja Sue Ho ja Thomas Breyer. Nii et kuna meil 3. õppeaasta algab, kõik on ennast sisse töötanud ja teevad minu arust head ja kõrgetasemelist tööd. Ja on oma selle valdkonna eksperdid ja tippuurijad. Tsükliõppe on meil Haapsalus. See tähendab, et õppetöö on igal teisel nädalal kontaktõppes Haapsalu linnas. Neljapäev, reede, laupäev. Ja õppeaasta algab sellel aastal 28. augustil ja kui te sealt tõesti rütmis igal teisel nädalal on, siis sellest alates õppetöö. Õppepäeva algus sellel esimesel päeval on kell 10, isegi mitte 15, vaid 10 ja mul on siis öeldud, et see on selline kellaaeg, et igalt poolt jõuab kohale ka Hiiumaa praamiga. Meil on koostöösidemed, juba sai mainitud University of Central Florida, kes siis on valmis välispraktikat korraldama, kui meilt on keegi minemas ja pakuvad ühte ainet, mis meil just paar nädalat tagasi lõppes ja üldiselt sai kiitva hinnangu üliõpilastelt. Siis teine ülikool, kellega me teeme just selle magistrikava raames koostööd, on Kobe ülikool Jaapanist. Ja just on meil algamas või ikkagi juba alanud
ka koostööprojekt, kus Mari teebki oma magistritööd ehk siis võrdlusuuringut Kobe ja meie ülikooli vahel, tulemuste vahel ja me uurime vanemaealiste digioskuste sotsiaalseid faktoreid erinevate meetoditega ka veel, mitte erinevate ühtemoodi, aga me siin kõrval katsetame ka uusi meetodeid. Selline suur võrdlusuuring on meil käsil ja Kobe ülikooli professorid tulevad ka oktoobris siia juba teada ja kindlasti toimub siis ka mingisugune loeng kõigile huvilistele, aga üliõpilastele kohustuslikult kindlasti. Ja siis on meil praktikabaas ja ka üks kogemus, praktikant on seal käinud, on Toronto eestlased, Ehatare, issand, mis ta on, hooldekodu ta ei ole, aga retirement house, ütleme niimoodi, ja on võimalik sinna minna välispraktikale. Me koostöö muidugi Läänemaa koostööpartneritega ja väga innustame, et teie oma, ükskõik kust teie siis tulete õppima, et te teeksite kas oma tööandjaga või oma kogukonnaga või mõne teise organisatsiooniga, kellega te seotud olete, tihedalt koostööd. Ja kuna see eriala on ikkagi suhteliselt veel uus, siis meil on kogu aeg olnud põhimõte, et juba õpingute ajal püüame olla nähtavad. Ja ma loodan, et te siis ka olete meid juba näinud kuskilt. Sisseastumine. Sisseastumine on meil üks kord aastas ja dokumentide vastuvõtt algab 19. mail ja kestab 30. juunini ja 7. juulil on kõik, kes on nõuetekohased, ütleme mitte siis dokumendid, aga see, mida me teilt küsime, esitanud, nendega kohtume vestlusel. See dokumendid või mida me teilt küsime on CV, mitte kõik kogu elu ära kirjeldada, vaid see kontsentraat, mis on oluline selle eriala sisseastumisel. Kui see elulugu on pikem, siis tuleb teha valik. Ehk siis ülevaade õppija töökogemusest ja kui on selle valdkonnaga seotud uurimistöid või projekte, siis kindlasti need ka välja tuua. CV ei ole hindamise alus, ehk me ei tee absoluutselt valikut selle järgi, mis on teie senine õppekogemus või töökogemus. See on lihtsalt selleks, et meil vestlus läheks kiiremini, et me ei hakkaks A-st peale rääkima, mida te olete teinud. Aga mida me hindame juba, on koos CV-ga motivatsioonikiri. Ja seal tuleb ka pigem lühidalt kui pikalt ennast väljendada kuni 2 lehekülge. Seal te peaksite või peate kirjeldama, miks te tahate seda eriala tulla õppima Haapsallu. Siis peate enne seda olema silmad lahti vaadelnud või juba teate praegu probleeme, mida vanemaealistega seoses või kogukonnatööga seoses on kas problemaatilist või on infot vähe, et mida on vaja uurida või mida on vaja lahendada. Ja seda probleemi kirjeldama ja ka lahendusi välja pakkuma, aga kogu see probleemikirjeldus ja lahenduste väljapakkumine peab olema faktipõhine, peab toetuma allikatele ja mida tõsisemalt võetavad allikad, kas siis mingisugused uuringud või ametlik statistika või lausa teadusartiklid, seda parem, aga see lihtsalt ei saa olla, ei tohi olla mingi arvamus lihtsalt, et mulle tundub, mu kõhutunne ütleb seda mu oma kodus, ma näen seda. See isiklik kogemus võib olla illustratiivne, aga kindlasti mitte see ei põhjenda või ei tõesta, et see probleem olemas on. Ja siis 3. küsimus motivatsioonikirjas on, et kuidas te plaanite järgmisi oma teadmisi ja oskusi pärast õppimist hakata kasutama. Ja siin on kriteeriumid ka, et me need motivatsioonikirjad tõepoolest siis hindame ära ja anname punkte.
Ja siin on 4 kriteeriumit ja veebis on need kriteeriumid ka väljas. Nii, ja kõik, kes on siis CV ja motivatsioonikirja, ükskõik mitu punkti see motivatsioonikiri on saanud, aga ta on faktiliselt esitatud, siis kõik kutsume vestlusele. Ja vestlus on küllaltki kiire, sõltuvalt kui palju teid tuleb, kandidaate tuleb, aga siiamaani on olnud 15-minutilised vestlused eesti keeles. Ehk siis põgusalt saame tuttavaks, kuigi nagu ma ütlen, me oleme CV-ga tuttavad ja teame teist juba kõike seda, mis seal kirjas on. Ja me vestleme ühel etteantud valdkondliku juhtumi teemal. Ehk viskame mingi juhtumi ja vestleme sellel teemal ja siis vaatame ja kuulame kõrvad kikkis, kuivõrd on teil huvi valdkonna vastu, milline on teie analüüsi arutlemisoskus ja kuivõrd te mõistate selle õppekava interdistsiplinaarsust. Sest nii vananemine kui kogukonnatöö on horisontaalsed teemad ja nad haaravad väga paljusid distsipliine. Ja kui eestikeelne vestlus on tehtud, siis teises toas ootab teid Mari Kuli ja vestleb teiega pisut inglise keeles ja annab inglisekeelse lühikese teksti, mille te siis seal koha peal läbi loete ja selle pealt siis vestlete. Teil sisseastumisnõue on inglise keeles A2 tase ehk see inglise keel tegelikult on B1 tase nõude sisseastumisnõue, aga see tekst selles vestluses, sisseastumisvestlusel, kus närvid on ka võib-olla kõrgendatud meeleolus, on see inglisekeelne lühike tekst A2 tasemel ja siis Mari hindab teie inglise keele taseme ära selle vestluse käigus. Niisiis 19. mai algab ja 7. juulil Haapsalu linnas vestlus. Nüüd üliõpilaselu, millest peaksid küll üliõpilased rohkem rääkima, aga küsimus on paljude jaoks, et kus seal elada, kui sa ei ole ise Haapsalust või Läänemaalt pärit, siis Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži lehel on majutusasutused, kes on siis partnerlussuhtes kolledžiga, pakuvad eriti talveperioodil selliseid häid hindasid. Ja üliõpilased teevad ka koostööd, et üürivad siis kamba peale seal midagi. Pärast te ise räägite, Mari ja Kristjan, kuidas see käib. Aga mina näen, et ütleme ikkagi üle poole grupi tuleb Haapsallu selleks õppesessiooniks kaugemalt niimoodi, et jääb ööbima. Ja see tekitab sellise väljalülitamise võimaluse, ehk sa tõesti nendel päevadel keskendud õppimisele, loengus, pärast ka omavaheline üliõpilaste vaheline suhtlemine on ju tegelikult arendamine, iseenda arendamine. Nii et see väljalülitamine füüsiliselt on andnud sellise õpirahu. Ehk inimesed saavad rahulikult keskenduda õppimisele ja see annab sellise turvalise või ütleme rõõmutunnetuse asjast, et ei tee mitut asja segamini, pereasjad, tööasjad ja õppeasjad ja veel võib-olla mingid asjad kõik segamini, vaid seal saab natukene rohkem keskenduda. Muidugi ainult need siis, kelle oma pere ei ole seal samas lähedal. Siin me oleme, meie esimene sisseastumispunt aastal 2023. Needsamad inimesed siin praegu just esitasid oma magistritöö eelkaitsmisele. Meil on homme eelkaitsmine, ma näitan teile ka teemasid. Milline on meil välja kukkumine olnud, et 20 sisseastunud inimesest eksmati on võtnud 3, ehk siis loobunud täiesti. Üks on akadeemilisel juba enne magistritöö kirjutamist ja 3 inimest loobusid magistritöö kirjutamise ajal sellest tänasest tähtajast
vaid kirjutavad edasi, neil on kõikidel andmed korjatud ja kaitsevad arvatavasti aasta lõpus. Nii et 12 inimest 20-st praegu esitas magistritöö ära. Ja teine sisseastumise aasta on meil siin ja meil on sellest grupist välja läinud 3, jah, kui ma nüüd ei eksi, 3 inimest on siis loobunud. Nii et selline 3-4-3, jah, 3 eksmati grupi kohta on siis praegu täitsa reegel. Eksmat selles mõttes, et need omal soovil. Praktikakohad Eestis on siin üks loetelu. Põhimõtteliselt väga tihti võetakse praktikakoht ikkagi oma kodu lähedalt, aga me julgustame ka väga tegema just nimelt Läänemaa ja Haapsalu organisatsioonidega koostööd, et Haapsalu kolledž saaks panustada kohalikku arengusse. Ja magistritöö teemad, et kui te küsite, et mis see huvi võib olla, siis kuna valdkond on nii uus, siis üliõpilased tunnevad ennast nagu lapsed kommipoes, et tahaks seda, tahaks toda, tahaks 5. Kuna valikut on nii palju, siis on raske valida. Aga ja tõesti teemad on seinast seina. No näiteks Merilin uurib liikluskäitumise kajastamist meedias ja kuidas see mõjutab vanemaealisi liiklejaid, juhte ennekõike. Taire räägib raamatukogu rollist vanemaealiste digioskuste arendajana. Erle uuris liikumisharrastust, et kes siis vahepeal elu jooksul, et kes on vahepeal loobunud sellest harrastusest ja kas ja kuidas ta on selle siis uuesti vanemas eas leidnud. Anu analüüsis läbi kõikide kohalike omavalitsuste arengukavade sisu selles võtmes, et mida ja kuidas on seal käsitletud, kajastatud vanemaealisi. Annika uuris 55+ aastates õppijate kogemusi digitehnoloogia kasutamisel tasemeõppes Kutsehariduskeskuses. Krista uuris ka sportlike eluviiside jätkumist, millest see sõltub ja kuidas kogukond saab toetada. Maret uuris vabatahtlikke seltsilisi. Pille uuris ühiskondlikku survet pensioneerumisel. Triin uuris päevakeskuse õppetööd, kuidas see vanemaealiste päevakeskuses on siis tegelikult üles ehitatud ja milliseid pedagoogilisi võtteid kasutatakse. Anne uurib töötute hõivesse liikumist, just nimelt Läänemaa töötukassa näitel. Ja Katariina uuris juudi kogukonda, kuidas see toetab vanemate juudi kogukonna liikmete terviseharitust. Triin uurib töötukassat kui easõbralikku organisatsiooni ja Mari-Liis mobiilseid tervishoiuteenuseid, et kuidas kogukonnaga koostöös või kuidas see aitab, see tähendab siis näiteks mammograafi bussi, et kuidas see aitab kogukonna arengule kaasa ja koostööd meditsiiniteenuse ja kogukonna vahel. No vot, et seinast seina ja loomulikult on neid teemasid veel sadu teemavaldkondi. Nagu ma ütlesin, me oleme püüdnud olla väga nähtaval ja üliõpilaste artiklid on ilmunud suures meedias, et ma siin neid ette lugema ei hakka, aga kui see kuidagi siin jääb salvestusse, siis saate stopi peale panna ja kui teid midagi huvitab, siis vaadata. Ja oleme teinud õpiampsusid vanuselise diskrimineerimise teemal inglise keeles ja ka sügisel Eesti gerontoloogia ja geriaatria seltsis tegime diskrimineerimise konverentsil, tegime diskrimineerimise töötubasid ka vanuselise diskrimineerimise videot kasutades. Siis oleme ka sõna võtnud ühiskondlikel teemadel, et kui Go3 reklaamis oma telesarja Bussijaam,
siis seda tehti väga-väga ebaeetiliselt vanemate inimeste suhtes ja me tegime kirjaliku pöördumise, ehk siis me, see tähendab üliõpilased. Ja eluprojektid sellel kevadel ei olnud, aga eelmisel kevadel olime Tervisemuuseumis. See näitus nüüd just avati, Hüvasti noorus. Ja üliõpilased tegid seal 2 interaktiivset mängu, õigemini mitte siis mängu ennast, vaid nende stsenaariumid easõbraliku avaliku ruumi ja koduse ruumi kohta. Ja samuti oli meil üks autojuhtimise oskuste toetamise katsetus Haapsalus käsil. Nii et me oleme olnud võimalikult nähtaval ja meid on ka nähtud ja me saime eelmisel sügisel jah, Haapsalu aasta õpiteo tiitli, ehk see õppekava avamine oli siis Läänemaa aasta õpitegu. Nii et tulge meile juurde ja paneme Eestis aluse uuele valdkonnale. Teid on väga-väga vaja. Nii, Mari, kas sa tahad midagi lisada, kuidas sina oled endal motivatsiooni leidnud siia tulla ja siia püsima jääda? ja no minu teekond tegelikult Haapsallu õppimiseni oli selline omamoodi. Ma olin tegelikult välja valinud Tallinna Ülikoolis eriala, mida ma lähen õppima. Lihtsalt võtsin veidikeseks hoogu, et oma eelmistest õpingutest taastada. Ja siis ma sattusin Haapsalu Ülikooli kodulehele, nägin seda magistriõppekava ja kogu mu elu oli pea peal. Sest mind nii tohutult kõnetas see teema ja see kõnetas mind hästi nagu 2 põhjusel. Et esiteks ma tööalaselt olen tegelenud siis digilõhe teemadega. Ja teine asi, et ma näen, et ühiskonnas üldse see digilõhe on nagu no kasvav ja tahaks nagu selle kasvamise vastu nagu midagi ette võtta, aga ja IT-sektoris ma töötan, see pool on nagu olemas, aga kuidas jõuda inimesteni või kuidas neid nagu kaasata või mõjutada, et nagu see oskus oli puudu. Ja seda õppekava nähes ma sain aru, et see on täpselt see tükk, mis minu elus nagu on puudu, et ma saaksin selle digilõhe teemaga siis paremini tegeleda. Ja see Kas sa teema oled saanud seda teha? Sul on ikkagi juba peaaegu aasta õpitud. ja no just tahtsingi sinnani jõuda, et tegelikult no läbi juhuste olen, aga sihiteadlikult siis viis see digilõhe teema mind tegelikult kokku Jaapani selle Kobe ülikooliga ja, ja ja praegu siis hakkame tegema uurimistööd, meil on küsimused olemas, meil on äh, siis võtmeisikud kõik olemas, aga hakkame siis tegema uuringut just nimelt nagu Tiina enne mainis, et mis on siis need sotsiaalsed põhjused või siis tegurid, et miks ühiskonnas üldse tekib digilõhe, et ja läbi nende põhjuste siis võib-olla leiame sellise hea võtme, kuidas neid põhjuseid vähendada. Ehk siis minule kukkus selline eriline kirss kohe sülle, et rahvusvaheline koostöö, lõputöö ja minu väga hingelähedane teema. Ja see hoiab mind kindlasti nagu hästi motiveerituna praegu. Aga Ja räägi ennem, kui ma Kristjanile annan sõna, et mis on raske? jaa, mis on raske? No vot, kuna mina või minu terve selline tööelu on olnud seotud IT-ga, siis minu jaoks isiklikult on võib-olla natukene keeruline teha neid ülesandeid, kus sa pead leidma mingisuguse kogukonna ja siis selle kogukonnaga koos mingisuguseid
asju toimetama, aga tööinimestega, ma saan aru. kuidas? tööinimestega. Tööinimestega ei ole mulle võõras, aga just selles mõttes, et see kontekst on võõras. Sest et noh, tõesti, selline sotsiaalne valdkond ja sellised pehmed teemad erinevad väga kõvasti sellest, mida ma oma igapäevatöös teen. Aga mis nagu tegelikult ei tohiks inimesi maha tõmmata, kui neil ei ole nagu sellist kogukonda selja taga, et kellega minna mingisuguseid asju katsetama või neid põlvkondadevahelisi koostööprojekte või asju teha, siis tegelikult Tiina ja ka EHA on olnud hästi tugevalt toeks, et kui sul ikkagi ei ole mingisugust sellist nagu sihti või kogukonda, kellega toimetama minna, siis nad on hästi palju aidanud. Et selles mõttes midagi tegemata kindlasti ei jää selle pärast. Aga see on minu jaoks olnud jah, selline kõige keerulisem koht. Just. aga stressi, õppestressi? No selles mõttes, et tähtajad ja eksamid ju alati lisavad mingit sellist värelust hinge, aga samas Haapsalus ja üks väga oluline asi Haapsalu suhtes ja seda ma ütlesin ka, kuna ma korra olen Haapsalu kolledži juba lõpetanud, siis ma tegelikult, mis iganes päeval meil see avaaktus oli nüüd sügisel, siis kolledžis, siis ma ütlesin direktorile ka, et üks põhjus, miks ma tegelikult tulin Haapsallu tagasi õppima, on just see hoitus ja see hoolimine ja see nagu vastutulek ja inimlikkus, mis kõik on nagu sellises väikeses koolis, et see on hästi oluline ja hästi äge, hästi eriline tunne. Et kõik mured saab tegelikult ikkagi, kui sa ise vähegi lähed rääkima ja annad märku, et sul on mingisugust mure, siis see leiab alati lahenduse, et see on hästi-hästi suur väärtus Haapsalus õppimisel. ja ma siis ütlen, Mari käib Tallinnast Haapsallu jah, õppima, aga aitäh, Mari. Kristjan, sulle ka sõna. jah, et ma tulen ka Tallinnast, et siin nagu selles mõttes, aga me tallinlast oleme suht vähemuses, nii et siin on lihtsalt kuidagi sattunud. Aga kui jah, nagu siin väike spikker oli ka ees, et mis nagu võiks nagu teemasid puudutada, oli nagu 7 punkti. Võib-olla võtaks siit järjest jah, et mul nagu see õppima tulek nagu oli põhjus, et ma sellist õppimist, noh, sellisest formaalsest õppimisest on juba nii tükk aega möödas, et sellist kaasaegset nagu formaalse õppimise kogemust nagu otsisin ja noh, siis lõpuks ütleks ka nii, et nagu näkkas. Ja teine võib-olla aspekt oli just see, et nagu tööandja jaoks oli ka natuke nagu noh, ütleme, mitte survet, aga otseselt nagu noh, on hea, kui nagu saaks sellist uut nii-öelda kvalifikatsiooni juurde. No ja elu näitab, et noh, kaasa lühe haridusega on võib-olla noh, keeruline terve oma sellise elukaare nii-öelda jooksul nagu edukalt nagu tegevusega täita, et hea, kui midagi juurde tuleb. Ja noh, siin, et see õppimise protsess iseenesest on noh, alati võiks parem olla, et mul tuleb see kuidagi hooti, et kui meil jälle see nädala lõpu sessioon on ära olnud, siis ma mõtlen, okei, 1 päeva puhkan ja võtan pingevabalt ja siis kohe alustan, eks ju, järgmiste ülesannete uurimistega, aga reaalsus on tihti see, et nädal läheb mööda, siis et okei, nüüd enam ei saa, et selles mõttes, et see noh, selline lähenemine ei ole hea. Et võib-olla see ongi siis üks võib-olla selline noh, ütleme miinuspool või et see ööpäeva rütm nagu, et see võib-olla läheb nihkesse. Mul töö on ka natuke selline, mis mõjutab seda ööpäeva rütmi, et ei ole päris nii-öelda 8-st 5-ni ja selle tõttu see mõjub otseselt nagu tervisele. Et seda tuleb nagu silmas pidada ja no võib-olla teine on see, et need valdkonnad kuidagi noh, aega on vähe ja nagu kõik lendab väga kiirelt mööda, et jääb selline noh, lihtsalt, et korra jõuame puudutada ja süveneda ei jõua ja see nagu tekitab sellist teatud teadvustatud pinnapealsust. Aga noh, selles mõttes on hea, et ikkagi nagu mingi
punkt jääb nagu nii-öelda kuhugi sisse, et kui vajadusel saab ju sinna nii-öelda tagasi pöörduda. Ja noh, see kasu on ikkagi see, et nagu tuleb palju nagu uusi mõtteid, uusi lähenemisi, et isegi kui süveneda ei jõua ja et kohtub ikkagi väga palju uute toredate inimestega. Ja kui tõesti on akadeemiline huvi, siis ma saan aru, et siia nii-öelda sellisesse võrgustikku sisseelamiseks on see ka nagu väga nagu hea võimalus. No jah, probleemiks võib-olla on see enesedistsipliin, et siin on see planeerimist, tuleb pingutada, et noh, tihtipeale need ülesanded, kuigi kaugelt vaadates võib-olla on lihtsad, aga et siis selgub, et ei 2 tunni ega 2 päevaga nagu ei jõua valmis, et võib-olla on vaja 2 kuud nagu väikeste sammudega nagu ette valmistada vaja, et sellega tuleb nagu arvestada ja noh, see on see enesedistsipliini küsimus. Ja noh, võib-olla jah, ikkagi jälle aja küsimus, et seda kontakti õppejõududega, noh, eelkõige kaasõpilastega ka, aga just õppejõududega tegelikult noh, on ikka nagu natuke võib-olla jääb väheseks. Noh, muidugi võib ise nagu juurde otsida, aga jällegi siis omad elud ja võib-olla õppejõul on ka mingi oma elu, eks ju, mine tea, eks ju. See on omaette uurimisvaldkond, peab vaatama, kas neil on mingi oma elu. Et seda jah, võib-olla kontakti saab alati nagu rohkem. Ja noh, midagi probleem on võib-olla ka sellisest noh, mõnede inimeste jaoks sellisest isiklikust perfektsionismist loobumist, et kõike nagu ei saa nagu maailma paremal tasandil tehtud, et see lihtsalt ei ole võimalik. Nii on jah, et see on kõik puha täiskasvanud õppija temaatika siin. On ju ikkagi muid valdkondi, et kunagi ja siis tiksub see, et kunagi sai õpitud 5 päeva või 6 päeva nädalas hommikust õhtuni. Nüüd on ainult 3 päeva igal teisel nädalal. Nii, aga ma katkestasin sind. Jah, võib-olla veel jah, et see, mis nagu rõõmu pakub, ongi see väike edenemine, kui mingi asi saab tehtud jälle ja punkt kirjas, et siis et see annab rõõmu ja ikkagi selliste uute ideedega nii-öelda nagu kohtumine ja võib-olla ka see on, noh, siin käis ka läbi, eks Tiina ütles, et see kogu see valdkond ja ka õppekava on väga uus ja pole sellist jäigastumist ja noh, sellist nii-öelda lupjumist nagu tekkinud ja kõik on väga paindlik ja tudengitesse suhtutakse samuti nagu väga leebelt, et see on noh, teadvustatakse, et juba teatud inimesed tulevad teatud küpsusega ja et noh, et selle kogemusega on võimalik nagu kaasa rääkida, et isegi võib-olla hetkel õppeainet nagu võib-olla kohe muuta ei saa, aga ütleme järgnevaks aastaks nagu siin on juba meil mitu näidet, kus on nii-öelda meie saame natuke niimoodi uuema ja lihvituma variandi kui eelmise aasta nii-öelda tudengid. Ja no eks see uus mõte võib-olla on see, et inimene peaks juba 40-selt hakkama oma tegevusi laiendama, midagi juurde õppima ja nii-öelda uut karjääri ehitama, et kui saabub pensioniaeg, siis noh, et siis oleks nagu valikuid ja alternatiive. Et kui ei ole võimalus nagu siis oma sellist nii-öelda karjäärisprinti enam nagu, kuidas öelda, arendada, siis saab inimesel on võimalus midagi uut valida, et kui ta seda varem ei ole teinud, et siis on väga raske nagu uusi huvisid nagu leida. Okei, aitäh, Kristjan. Või jäi sul veel midagi? No üldiselt jah, ongi nagu kõik, et just see nii-öelda ajakasutus on nii-öelda planeerimine on võib-olla see kõige suurem nagu ülesanne siin. No mis me omalt poolt püüame siis, et me anname grupitöid, aga ei ole kõik grupitööd jah, ja siis eeldame, et grupis siis inimesed üksteist tõmbavad ja lükkavad ja tuletavad meelde tähtaegasid ja nii edasi. Nii, aga nüüd on kindlasti teil endal küsimusi ja me oleme valmis kõigile vastama. Kõik sai väga selgeks. No, olge julgelt. Mis aga lolle küsimusi ei ole, et kõik küsige, mis praegu segaseks jäi või pole üldse rääkinud. Ja tegelikult, kui keegi ei saa mingil põhjusel häälega rääkida, siis chat on ka, seal saab ka küsida.
kui suur konkurents on? Esimesel aastal oli meil kandidaate 35, kohti oli 20. Teisel aastal oli meil kandidaate 30 või 29, igal juhul vähem kui esimesel aastal. Ma ei tea siiamaani, miks vähem, aga see konkurss ses mõttes ju liiga suur ei ole. Nii, kas on veel küsimusi? Oota, siin on üks mitu sisseastujaid, kui sul on siin sisseastujaid ja kandidaate. Inglise keele kohta, kas on kellelgi küsimust? Või tunneb muret selle pärast? Tavaliselt teistel aastatel on see tulnud teemaks. Ja ma tegelikult mõtlesin küll selle inglise keele peale, kuna minu põhikeel on saksa keel olnud ja olen selle omandanud siis iseseisvalt elu ja töö käigus. Enam-vähem ongi see A2, B1 tase. Et kas on ka näiteks praktikakohti kuskil Saksamaal, saksakeelsetes riikides või välispraktika kohti? Kui sellest kohe sügisel rääkima hakata, küllap me selle leiame. Saksakeelse ka, see keel ei ole kindlasti takistuseks. Aga inglise keel on meil ikkagi see esimene võõrkeel, et kui ise saksakeelset kirjandust juurde otsida, on see ainult boonus. Ja siis alla A2 ikkagi on raske, ma arvan, et alla A2 ei ole mõtet tulla. Aga kui ta on selline A2, B1 vahepeal, siis kui esimesel aastal või esimesel semestril ise juurde tööd teha ja siis teisel semestril tuleb ka meil inglise keele aine, kus siis see töö tegemine jätkub, siis on võimalik võtta järele, nii et kui see suurem maht inglisekeelset kirjandust on vaja läbi töötada magistritöös, sellest ei pääse, siis selleks ajaks ehk on keel järgi aidatud, kui ta alguses on alla selle nõutud taseme. Nüüd ja me oleme ka nii püüdnud, et esimesel aastal või vähemasti mitte esimesel semestril me inglisekeelset ainet ei paku. Aga siis nüüd jah, tänasel esimesel aastal oli juba teisel semestril inglisekeelne aine, kus siis õppejõud olid inglisekeelsed. Ehk siis kirjandus on meil ikkagi inglisekeelne tihtipeale, sest eesti keeles ei ole liiga palju, aga on juba ka. Ja aine, 2 ainet miinimum on inglise keeles läbiviidavad ja magistritöö kirjutamiseks kindlasti on vaja võõrkeelset, sealjuures inglisekeelset materjali läbi töötada. Aga samas ma nagu julgustan ikkagi, et meil on ka grupis mõned inimesed, kelle inglise keel on üsna nõrk, aga tegelikult erinevaid nutikaid vahendeid kasutades nad saavad väga hästi hakkama. Nad said ka selle ameeriklastega läbi viidud ainega väga kenasti hakkama. Pluss tegelikult kolledži inglise keele õppejõud pakkus enne õppeaasta või nagu enne semestri algust siis võimalust ka tema juhendamisel eelkursust inglisekeelset teha ja ta on väga hea õppejõud, et ta on tema keele õpetamise metoodikad on nagu väga kaasaegsed, et ta väga kiiresti paneb inimesed väga mõnusalt rääkima, et inglise keel, kui sa vähegi natukene tõnkad seda, siis ei peaks olema tegelikult see põhjus, mille pärast sa loobud. Aga Tiina, vaata, paar küsimust on veel chatis. Okay. Millist kirjandust soovitate lugeda, saada ideid, mida uurida magistritöö raames? Ja siis sinna motivatsioonikirja ju ka tuleb midagi lugeda. Kõigepealt ma soovitaksin iseennast lugeda, et
et eesti keeles pilk hallile alale näiteks 2 kogumikku, mis annavad ülevaate sellest vananemisest siin Eestis kvantitatiivse uuringuna. Siis väga-väga huvitav materjal, ükskõik kas tulla õppima või mitte, on gerontoloogia õpik, mis on 2016 välja antud eesti keeles, toimetaja on Kai Saks. Ta on siis veebis või elektroonilise raamatuna praegu kättesaadav, paberil on otsas, aga raamatukogudes on olemas. Aga mis on tänased probleemid, siis kui te veel ei ole, siis liituge, see nüüd ei ole küll allikas, aga liituge Facebooki grupiga Vananemine algajatele ja sealt ikkagi vupsab neid akuutseid probleeme välja ja üldse meediast on sellel teemal sõna võetud. Siis soovitan veel allikana jälle eesti keeles on Kuldse Liiga koduleht, tema aadress on midagi sarnast, aga täpselt ma ütlen Kuldne Liiga. Liiga.ee ja seal on ressursid või sellised huvikaitsematerjalid ehk kõikvõimalikud raportid, metoodiliselt läbi viidud uuringute raportid, millest te võite leida, seal on erinevad teemad, sest ta on kogu vanemaealiste huvikaitseorganisatsioon, Kuldne Liiga MTÜ, ma panen siia, jah. Et kui Eesti probleeme, jah, et siis nendest allikatest midagi tuleb. Aga kui lõputöö teema pärast muretseda, siis ei tasu. Nii nagu Tiina tegelikult ütles, et neid ideid, millest võiks kirjutada või mida võiks uurida, neid on nagu oluliselt rohkem, kui sa nagu eluski teha jõuad. Et ma isegi olen mitmel korral mõelnud, et ja ei, ma ei vaheta ikka oma teemat. Et sellepärast ei tasu ka muretseda, et kui täna teemat ei ole, siis kindlasti leiab, kindlasti. Meil on selle suur vaidluskoht olnud, et kas mitte sisseastumisel juba nõuda mingisugust uurimistööprojekti aga minu vastuargument on olnud, et milleks siis üldse õppima tulla, kui sa pead juba enne tark olema. Et esimesel semestril õpime ja üldse näeme, see spekter laieneb, ma olen seda ise näinud, et hakatakse nägema, märkama asju, mida võib-olla varem ei märganud. Ja teisel semestril, kui algab uurimistöö alused ja algab ka inglise keel, mille metoodika ka eeldab, et vähemasti mingisugust suunda, kuhu suunas te oma magistritööga jooksma hakkate, tajute, siis te saate sealt võtta juba teadusartikleid selle suuna pealt ja on nad teil juba magistritööks võib-olla olemas, läbi töötatud, läbi analüüsitud. Ehk siis teise semestri alguseks peaks suund olema teada ja magistritöö teema deklareerimine toimub 3. semestri ehk siis teise aasta alguses, oktoobris. Ja siis te deklareerite, aga tegelikult te võite ka kirjutamise ajal pealkirja igal juhul või fookust muuta ja võite isegi teemat vahetada. Aga siis on juba, et kas te suudate süveneda nii väikse ajaga, kui te siis veel mingisuguseid suuri muudatusi oma teemas teete. Nii et hea, kui teil on suund teada, te saate selle võrra süvitsi minna, nagu Kristjan ütles, et tahaks väga süveneda. Kõike horisontaalse valdkonna juures kõigest süveneda ei ole võimalik, aga te saate siis mingis oma huvi alamvaldkonnas minna süvitsi. Aga võib-olla teid inspireerib hoopis mõni õppejõud ja valite selle teema hoopis mõne eksperdi järgi, kes siis tegutseb. Kas praktika ajal toimuvad ka sessid või antakse eraldi aeg? Eraldi aega praktikaks ei ole. Et me teeme ikkagi oma õppetööd septembrist juuni alguseni selles samas tempos. Väike paus on jaanuaris ja praktika tuleb teha
kas siis suvel, kui oma tööst on võimalik saada puhkust, või siis hajutatult, et on meil üliõpilasi, kes algavad jaanuarist peale ja lõpetavad praktika seal oktoobris ehk natukese haaval ja teevad kogu aeg midagi. Praktika eesmärk on kõigepealt seda organisatsiooni tundma õppida, aga põhiline aur ja aeg läheb, et selles organisatsioonis tuleb midagi, mingi arendusülesanne ellu viia ehk midagi seal ellu viia, mida seal varem polnud seoses kas siis vananemise või kogukonnatöö või põlvkondade vahelise koostööga. Ja loodetavasti ka niimoodi, et kui sa sealt praktikandina ära tuled, et see jääb sinna elama, et ta oleks jätkusuutlik. Nii, kas teil on veel? Kas ma saan õieti aru siis, et see praktika maht ei ole määratud, vaid pigem see, et projekt on ellu viidud? Maht on määratud. On ikka. Tundide arv, ta on 6 EAP-d, 6 korda 24 tundi on maht. Lihtsalt kuidas sa selle tunnid hajutad, see on sinu enda otsustada. Ja maht on päris suur, me just arutasime ka teise aasta üliõpilastega, et kas vähendada, me mahtu ei vähenda, aga kindlasti me vaatame, et võib mitmes organisatsioonis teha. Et me juhendit täiendame niimoodi, et sa ei pea kogu selle suure osa olema ühes, kas siis kogukonnakeskuses või raamatukogus, mis nad siin olid kõik, muuseumis, ka ministeeriumis on inimesi olnud, vaid sa võid pool ja pool teha ühes ja teises, saad rohkem tarkust. Siis ma rõhutaksin veel seda, vabandust, et need neljapäev, reede, laupäev igal teisel nädalal on tõepoolest kontakttunnid. Et me kõik õppejõud püüdleme selle poole, et ei oleks Zoomis. Seda vahest juhtub, aga pigem on nii, et me ei planeeri Zoomi, vaid siis kui juhtub, siis ta juhtub, aga muidu kontaktõppe ja sellel on oma väärtus. Nii, kes küsis midagi? Ei, ma tahtsin veel praktika osas selles mõttes ka julgustada, et kuna tõepoolest sa saad selle praktikaga alustada kas või esimesest koolipäevast ja teha kas või, ma ei tea, iga päev tunni kaupa, mitte et see väga võib-olla hea niimoodi oleks, aga põhimõtteliselt siis praktika on võimalik ikkagi hajutatult ära teha, et sellepärast ei pea ju ka muretsema. Lihtsalt jällegi nii nagu Kristjan enne ütles, enesedistsipliini küsimus. Ja meile väga meeldiks, kui inimesed, üliõpilased läheksid välispraktikale, aga meil on ainult üks üliõpilane käinud siis Kanadas ja seal, kuna välispraktika on 9 EAP-d, siis see tähendab päris kaua äraolemist ja töö ja pereelu on ikkagi nii takistavad, et ei saa. Kuigi me kombineerime ka siin, et Krista, kes käis Kanadas Torontos, siis ta ei olnud seal see 9 korda 24 tundi kõik kokku, vaid ta tuli tagasi, õppis telefoniseltsi ja jätkas telefoniseltsi pidamist seal selle kohaliku Kanada Toronto eestlasega ja selliseid kombineerimise variante teeme ka. Ja siis, võib-olla nüüd lähevad teie omad äkki Soome, et meil on see kriitika oli ka, et me need praktikakontaktid on tohutult kaugel, et sinna ei maksa ju minna, ma ei tea, nädalaks isegi mitte, vaid peaks pikemalt minema, aga praegu on suund, et saaksime teha ka Rootsis, Soomes välispraktikat ja siis saab ju sutsatada seal rohkem edasi-tagasi. Teine probleem siiski on ka see, et need grandid, mida saab taotleda, et minna välispraktikale, ei ole väga helded. Et kõige parem, kui minna kahekesi ja jagada ööbimist, et siis äkki tuleb isegi ots-otsaga kokku,
ma mõtlen Ameerika peale ja ka Kanada peale, et need hinnad on ikkagi pööraselt suured ja kõrged. Aga kui on tahtmine ja seesama saksakeelne keskkond ja seda kõike annab korraldada, nii et tahtmine ja muidugi pere või isiklikus elus sellised võimalused, et sa saad siis ära käia. Nii, kas teil on veel julgeid küsimusi? Kas me tõesti peame juba lõpetama? Nii, aga mis me siin ikka siis venitame? Aitäh teile huvi eest ja ma loodan, et see huvi kasvas pärast meie infotundi ja ootame teid sisse astuma ja jagage sõna. Teate kedagi, kellele see õppekava võiks sobida, siis julgustage tulema õppima. Aitäh teile. Aitäh, Kristjan ja Mari. Aitäh. Head õhtut. Õhtut.